Tere taas Magicu fännid. Vedik aega on möödas. Ma just avasin eelmises videos ühe prepaki, kus ma sain siis need kaks ägedat reeri. Nüüd ma jätkan sellega, et ma räägin veidikene, kuidas pakki ehitada, mis boostritest saab ja et kuidas moodi olla vähekene edukas või palju edukas. Ehk siis mul on siin 6 boostrit. Lisaks on see kaart siis. Siin on siis boostris on siuksed kaardid. Ma kohe vaatan ise ka, mis need on. Nagu näha, siis on igas boostris on üks Planeswalker. See võib olla kas Rare, Mythic või Uncommon. Lisaks võib olla siis ka foil. Alati on üks Basic Land, mis on vähekene erinev eelmistest paarist setist, kus olid Guildgate'id. Lisaks on siis ka üks token. Mida ma soovitan on siis alguses jagada kaardid värvide järgi, kuna kõik kaardid on mängijate uued. Mitmevärvilised võib siis ühte unnikusse panna. Artifaktid, multikaardid ja kaardi. Tavaliselt siis multikaardid kaardid, nagu näiteks see kaart, on väga tugevad või mul on isegi 2 tükki. Et need võivad tõmmata siin mingisse kombinatsiooni, et mida mängida. Ja üldse on hea, kui sul on pigem hästi palju kaarte 2 värvist, kui see, et sul on siis ühtlaselt jaotunud. Nagu näha, ma sain Mythicu, Code Eternal Pontu, mis tundub väga hea kaart. Teda on raske tappa, ta võtab mängu üle, annab sulle kaardi edu. Saad oma mõttetud maad ära visata, et saada siis mingit head efekti. Põhimõtteliselt, kui ma nüüd avasin selle ja mul on juba Gideon varasemast olemas, ma ilmselt tahan avada must-valget kaarte. Eks ma pean selle rohkem. Nagu näha, see on jälle üks Planeswalker. Seda korda siis Ashiok, mis tundub, et ta väga palju ei tee. Ilmselt sul on vaja neid 2 või 3 pakki, et ta midagi teeks, ehk siis see ei tundu väga suur pomm ja ilmselt ta ei ole isegi väga mängitav. Ma jaotan need värvide järgi juttu ära. Ja valmis. Ja siis on järgmine booster, kust vaatavad vastu siuksed kaardid. Ja Planeswalker on siis seda korda Angrath, Captain of Chaos, mis tundub normaalne kaart. Sa saad teoreetiliselt nagu 2-2-2 looma või siis 1-4-4 looma. Lisaks on see loomadel menas. Menas on päris normaalne omadus, kui sa oled kiire pakk. Kuna siin on päris head pommid, siis ma võib-olla ei tahagi kiire olla. Lisaks Rare on siukene kaart, Rogue Reversal, mis vahetab siis 2 permanenti samast tüübist, ehk siis sina vastase loomad enam sulle looma ei tundu just kõige parem. Foil Basic Landi, kõige halvem asi, mida boostist avada, sest et sul pole siis head komponent. Nii, järgmine booster ja siit tuleb tagurpidi. Rare on Ignite the Beacon, search a library for up to 2 Planeswalker cards. Kui ma just ei ava 2 Lilianat, siis ma ilmselt ei taha seda mängida, see ei tundu väga hea. Meie Planeswalker on Arlinn, Voice of the Back, jälle Uncommon. Tundub normaalne kaart isegi, aga kuna mul on must pomm ja valge pomm, siis äkki ma tahaks neid värve avada. Ja siin on siis Planeswalker on Jaya, jälle punane. Siis Rare on Tolsimir, Friend to Wolves, mis on väga tugev kaart, aga ka väga raske manamaksumusega. Sorteerin juttu ära nüüd. Ja viimane booster, kust äkki tuleb midagi head, äkki tuleb. Rare'iks on siis Vivien Champion of the Wilds.
see siis, kuna Rare oli Planeswalker, siis Uncommon Planeswalkerit siin ei ole. Kohe on sorteeritud. Siis ma sain ühe vähestest kaartidest, mis aitab mana fiksida. On Gateway Plaza, mis oli ka eelmises 2 setis. Muidu tundub, et siin väga ei ole nagu hea mõte mängida 3 värvisi pakke. Siin ma näen, et mul on multicore kaardid on väga erinevatest värvidest. Siin on 2 sinivalget, millest üks pole väga hea. Lisaks siin on 2 sini-punast kaarti, mis ei ole ka kumbki väga head minu meelest. 2 sini-musta kaarti, mis ei ole ka just, no okei, see Tyrant Scorn on normaalne. Lisaks, jah, mul on puug on väga segi igal pool. Vaatan korra, mis mul punas on. Ja rohelises ehk siis kuna ma näen, et mul pole ühtegi värvi, mis nagu kindlalt on teistest parem, siis ma ilmselt tunnen, et ma tahan mängida oma ilmselt kõige paremat kaarti, mis on Code Eternal Bontu. Ja siis ma lihtsalt üritan ilmselt teha mingit musta pakki. Nagu ma näen, siis mul on siin jah, mul on üks kaart, mis ei ole mängitav, aga ülejäänud 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kaarti on. Ehk siis mul on vaja kõigest ühte värvi kõrvale. Ehk Gideon on kallis kaart, siis ta ei pea tingimata pakis olema. Näiteks see Bontu on kindlasti parem. Aga siiski ma vaatan, äkki on valges piisavalt palju häid asju, et ma saan Gideoniga mängida. No oletame, et on. Ma ei jõua siin kõike läbi vaadata, aga ma panen praegult et näidata, et siin on, mida siis peab silmas pidama paki ehitamisel on see, et sul on mana maksimused on varieeruvad. Et sul on mängida midagi, ütleme, 3. käigul ja samas on sul midagi mängida ka 5. käigul. Ei maksa nagu üle pingutada seega, et sul on ainult ühe manased asjad, et sa saad hästi kiiresti oma käe tühjaks, et siis vastane võtab lihtsalt võimsamate asjadega omal mängu üle. Ja lisaks siis ei maksa panna ainult mingeid väga suuri loomi pakki, sest et muidu sa lihtsalt sured ära ennem kui sa jõuad need lauda saada ja vastane võidab su ära lihtsalt. Ehk siis siin tundub nagu piisavalt palju kaarte. See ka tundub, et see manakurb on suhteliselt normaalne, mul on palju asju 3, 4 peal. 2 peal mõned eemadused, mõned trikid. Näiteks need 3 kaarti hävitavad vastase loomad ära. See on alati tähtis, et sul on moodused, kuidas moodi vastaste kaartidest lahti saada. Vahel saab ka ilma, aga tavaliselt on väga hea, kui sul mõni on. Et mul on 3 väga head asja nende jaoks ja siis on lisaks veel mõned veidikene halvemad. Lisaks on veel siis ka mõned trikid, mis kõik teevad midagi normaalselt. Jah, et tähtis ongi, et mulle meeldib nagu teha stabiilne pakk, mis on 2 värvi, kus on normaalne manakõver ja mõned eemadused. Ja loodetavasti ma saan mängida ka oma häid kaarte. Jah, ja siis on veel üks asi, mida silmas pean, on see, et ehkki see on punamust kaart, seda saab mängida ainult mustana, saab mängida punasena. Ehk sa võid ta panna mustavalgesse pakki, ilma et sul oleks ühtegi Mountainit pakis, kuna see 2 musta mana saad ikka kätte.
kuna ma siin ühtegi ülivõimast kaarti ei näe, mida saaks lihtsalt splashida, siis ma ei hakka ühtegi kolmandat värvi ka panema. Ehkki võib-olla see Death Sprout on kõige lähedasem asi, aga see lihtsalt tapab väga oma ära, et kuna mu lihtne pole seda panna, siis jah, jääb välja praegult. Umbes niimoodi võiks pakki ehitada, vasta midagi abi, turniiri pre-release'il sa saad küsida oma sõpradelt või parematelt mängijatelt ka abi, et küllap nemad ka aitavad. Jah, praegult ütleme nii, et kui ma saaks need kaardid endale, ma oleks väga õnnelik, kuna ma sain Gideoni ja mul on enam-vähem normaalne pakk ka. Lisaks on mul veel üks Bomb-Rare. Jah, kaameramees aegab, et võiks rääkida rändide arvust. Rändide arv võiks olla umbes 17, võib olla ka 16 ja 18 mingitel tingimustel, kui sul on väga madal, näiteks sul enam kõik asjad on 2-3 või üksik 4-manane asi. Ja samamoodi võib olla ka 18, kui sul on kahes värvis lihtsalt pole piisavalt kaarte. Ja siis samas on kõrged manakostid, siis sa võid mängida koos 18. Samas kui sul on kunagi üle 19 maa või alla 15 maa, siis sa tegid midagi valesti. Sest mina pole kunagi mänginud seda ja ma ei kujuta ette ka, et keegi oleks edukas siukse rändide arvuga, mis on üle 19 või 15. Ehkki nende kahe arvuga ma kunagi olen vist mänginud, aga ei soovita väga. Jah, lihtsalt kõige turvalisem ongi see, et jää lihtsalt 17 maa peale. Ja kindlasti mängi 40 kaarti, mitte 41, 42, aga 43. Ja ma loodan, et see aitas teil aru saada, et iga inimene võiks ikkagi preega tulla, sest et pree on väga fun, te saate uued kaardid, uue kogemuse. Ilmselt minu lemmikturniir ja küllap on teie oma ka. Et tulge kohale. Ja nägemist.